Minu nimi on Martti Hääl, olen üks Alexela kontserni asutajatest ja omanikest ja ka Alexela grupi juhatuse liige. Iga ettevõtja tegutseb iga päev selle nimel, et midagi teha paremaks, midagi ühiskonnas muuta, vastata mingisugusele ootusele, mingile sotsiaalsele tellimusele, sest ainult seda tüüpi ettevõtmine võib olla edukas, kui see lahendab mingisuguse kas probleem võib-olla on halb sõna, aga mingisuguse eluolu küsimuse, olmelise küsimuse, midagi tõsisemat, mis teeb inimeste elu lihtsamaks, paremaks, mugavamaks, kiirendab midagi. Ühesõnaga, mõtet on midagi teha ikkagi siis, kui sa ise usud, et sellega sa teed elu paremaks. Enesejuhtimine, iseseisvalt tegutsemine on tähtis sellepärast, et ainult nende olemasolu korral on võimalik ettevõtjana tegutseda, sest ettevõtjana sul ei ole kedagi, kes sind suunaks või juhiks. Ja tihti see on ka väga keeruline, sest ettevõtja satub ala lõpmata olukorda, kus ta tegelikult ei tea täpselt. Ei ole mustvalgeid asju maailmas, kas see on nüüd õige tee või vale tee, aga see otsus on vaja julgeda vastu võtta ja seda teed mööda minna, sest ei ole midagi halvemat kui otsustamatus. Ehk halb otsus on igal juhul parem kui otsuse tegemata jätmine. Minu jaoks autonoomne motivatsioon tähendab eelkõige seda, mis paneb mind ennast liikuma mingi eesmärgi suunas ja võib-olla isegi olulisem sellest liikuma panevast jõust on see, kuidas hoida motivatsiooni mingi eesmärgi suunas liikuda ilma, et keegi sulle seda piitsa ja präänikuga nii-öelda kogu aeg meelde tuletab või tagant utsitab. Et see on minu jaoks eelkõige autonoomne motivatsioon. Ma arvan, et neid inimesi maailmas, kes ei tahaks midagi muuta, on väga vähe. Et tegelikkuselt ikkagi valdav enamus inimesi või absoluutne enamus inimesi iga päev tõuseb üles selleks, et midagi muuta, midagi paremaks teha, on see iseendale, oma perele eelkõige ja siis ka laiemalt. Küsimus on pigem selles, kui palju on julgust mõelda suurelt, ette võtta suurelt ja kanda ka neid riske, mis siis selle ja vastutust, mis sellega siis kaasnevad. Ehk seda, et ettevõtlikke inimesi oleks maailmas vähe, seda ma ei usu. Ma arvan, et kõik võtavad ette. Küsimus on lihtsalt, kui suurelt ja kui nähtavalt. Võib-olla kõige olulisem on see, et kui ettevõtja motiiv tegutsemiseks on raha, siis edu tõenäosus on suhteliselt väike. Ehk tegelikult ei tohiks mitte midagi tegema hakata nagu raha pärast, vaid motivatsioon peab olema kuskil mujal. Ja kui see tõesti õnnestud ja see idee oli õige ja see teostus oli piisav, siis sellega loomulikult ettevõte võib kaasneda kasum. Teine, ma arvan, edukuse võti seisneb selles, et ei tohi karta ebaõnnestuda. Ehk teiste sõnadega, ma arvan, sellist ettevõtjat, kes on lihtsalt edukas ja ei olegi ebaedukas, sellist ei ole olemas. Edukas on see ettevõtja, kes vaatamata ühe või teise idee või projekti ebaedule võtab ikka uuesti ette ja proovib olla edukas. Ehk järjepidevus ja siis see motiveeritus selle tulemuseni jõudmisel. Ma olen selles veendunud, et ettevõtja oleku kõige suurem, kõige tähtsam omadus on julgeda võtta riske, julgeda võtta asju ette ja mida nooremalt alustad, seda vähem oskad karta seda, mida hiljem juba elutarkusest nii-öelda kardad rohkem. Et selle tõttu tasub igal juhul proovida ja kui ka ei õnnestu kohe, ei maksa sellest heituda, vaid proovida uuesti, sest ise ettevõtjana tegutsedes sa saad vabamalt otsustada, millisesse suunda liikuda, milliseid väljakutseid või milliseid lahendamist vajavaid küsimusi ühiskonnas lahendada. Et see on see suurim väärtus, mis ise ettevõtjaks olemisel on, et sa küll võtad suurt vastutust ja riski, aga sul tegelikult on ka vabadus siis valida see kurss, mida mööda sa liigud.